Tere tulemast Musta kassi taro lugemisest sõnnid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 9. kuni 15. veebruar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No juba teist nädalat järjest tuleb teile siin tähekaart ja tähekaart tähendab sisemist rahu. Peale ütleme nii, et tähekaart on nagu tervenemine ja rahu leidmine peale rasket perioodi. Et selline rahu teie sees, unistamine, unistuste täitumine. Te teate täpselt, kus te olete ja mida te tegelikult elult tahate. Et kui teil ennem oli mingi raske periood või mis iganes, siis nüüd on see tervenemise aeg. Edasi tuleb teile karikate 10. No karikate 10 on puhas armastus. See kaart ise ütlebki nii, et armastus on kõik, mida teie elus vajate ja mõni inimene, kellega seda jagada. See on selline perekonnakaart, see on selline armastuse ja armastuse jagamise kaart, tingimusteta armastuse kaart, armastus oma laste vastu, armastus oma abikaasa vastu, armastus oma lähedaste vastu. Vot selline kaart, kus tahad olla, teha kõike head, et nendel oleks tore. Ja, et nautige siis neid lähedasi inimesi, kes teil on. Et jagage seda armastust, mis teil on jagada. Edasi tuleb siit mõõkade 5. No mõõkade 5 on selline egode võitlus või konkurentsikaart. Ta on selline kaart, no mis ongi siukene, võib-olla ka pigem siuke sisemine võitlus. Et ta ei ole nagu murekoht. Ta on nagu pigem selline, et ei tea, kuidas läheb. No ikkagi tuleb nagu pigem iseendaga võidelda. Või on siis töö juures keegi pakub teile konkurentsi. Et te tunnete seda nagu. Aga siin kahe vahel armastuse kaardi ja siin kõrval on kohe müntide ässakaart. No müntide ässakaart ütleb seda, et kõik on teil nagu materiaalselt kõige paremas korras. Üleüldse on niimoodi, siin all on keiser ja keisrinna ja nemad on taropaki kõige vägevam paar. Nemad on selline paar, et see keisrinna on täis armastust, täis loovust, armastust ja keiser on jälle selline 2 jalaga maa peal. Temal on plaanid paigas, tema täpselt teab, kuhu minna, mida teha. Tema on kõik läbi mõelnud. Tema paneb nagu punkt punktilt kõik asjad kirja. Ja keisrinna läheb ja viib selle kõik suure armastusega täide. Keiser ja keisrinna koos tähendavad ka seda, et teil on sellised tasakaalus projektid finantsalal, nagu sellised jätkusuutlikud, et kõik nagu läheb ludinal, mis te olete ette võtnud. Seda räägib mulle seal üleval see müntide äss, siin on muidugi ka müntide 3 ja müntide 3 on selline pühendunud töö tegemine. No selge on see, et keegi meile niisama mitte midagi ei anna, et selleks, et midagi saavutada, tuleb teha tööd. Ja te teete seda rõõmuga, te teete seda pühendunult ja te saavutate sellise edu oma töös, mis on nagu järjepidev, jätkusuutlik. Et ei pea nagu kartma selle pärast, et see sissetulek saab otsa. Et need keiser ja keisrinna koos ei ole minu lugemises veel välja tulnud nende aastate jooksul, mis mina olen kaarte pannud. Et see on väga võimas kombinatsioon. See tähendab just seda sama materiaalset turvalisust, et ei pea nagu muretsema asjade pärast. No teie nädalas on küll kõike. No pisike võitlus seal võib-olla iseendaga, võib-olla mõne konkurendiga, aga täis armastust, täis pühendumust, täis töö tegemist ja täis nagu edu. Et no mida võib veel ühelt nädalalt siis soovida? Teil on nagu kõik siin olemas ja kõik kõige paremas korras. Et kus iganes, kui teil olidki eelnevalt mingid rasked ajad, siis need on igal juhul nüüd möödas. Ja edasi nagu läheb
lihtsalt super hästi, no tõesti läheb hästi. Et see raha ei pruugi tulla ju kohe nagu koormatega või see edu, aga te olete väga õigel teel, te astute samm-sammu haaval. Keiser on tark ja selline pühendunud oma eesmärkidele ja keisrinna teeb seda kõike armastusega. Et nii ma soovin ka teile, et tehke oma tööd armastusega, olge kindel selles, et te olete õigel teel, te teete õiget asja ja see edu kindlasti tuleb. Kui ta veel ei ole kohal, nagu siis ta on ja ta on stabiilne. Et see edu, teie edu on stabiilne, mis on kõige tähtsam. Et see on stabiilne, see ei ole ühekordne lotovõit, vaid te teete ja ehitate ülesse midagi, mis on jätkusuutlik, mis on stabiilne, mis ei kao kuhugi, millele te võite olla kindel. Ja seda kõike ma teile soovingi, et teil olekski kõike küll armastust, stabiilsust ja edu. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.